Vannitoa keraamilised plaadid ei ole enam 2026. aastal ainus ega ka peamine viimistluslahendus, eriti Eesti korteriremonditurul. Tallinnas ja üle Eesti valitakse üha sagedamini kaasaegseid seinapaneele. Neid on kiirem paigaldada, remondi ajal tekib vähem mustust ning vannituba ja dušš näevad visuaalselt kallimana välja, jäädes samas eelarve piiridesse. Seinapaneelid on valmis niiskuskindlad plaadid, mida saab paigaldada otse ettevalmistatud seinale või kergemale karkassile. Mida vähem liitekohti, seda vähem hallitust ja seeni, seda lihtsam on koristamine ning kahjustuse korral piisab vaid ühe paneeli vahetamisest, mitte terve seina uuesti tegemisest. See on eriti aktuaalne tüüpilise Tallinna vannitoa puhul. Remont valmib kiiresti, ilma pikkade märgtööde perioodideta ning korterisse saab varemini sisse kolida või selle üürnikele välja anda. Materjalide poolest pakub Eesti turg praegu mitut põhilist lahendust. Kõige soodsam variant on PVC-paneelid. Kerged, niiskuskindlad, mõeldud just vannitubade, duširuumide ja tualettide jaoks, müügil Bauhofis, ehituse ABCs, Citybros ja teistes kettides. Nende pluss on hind ja lihtne paigaldus. Miinuseks aga see, et kallimas interiööris võivad need välja näha liiga lihtsad. Samuti on olemas puitu ja kivi imiteerivad MDF ja HPL paneelid. Need lahendused on küll kallimad, kuid visuaalselt ja taktiilselt märgatavalt kvaliteetsemad ning sobivad hästi Skandinaavia minimalismi, mis praegu valitseb Eesti sisekujunduses. HPL-paneelid kuuluvad professionaalsesse klassi. Need on vastupidavad, niiskus- ja kemikaalikindlad, suure valikuga betooni, kivi ja puidu imitatsioonidega. Neid kasutatakse sageli sanitaarruumides, kus on oluline vastupidavus. Aktsentseinte jaoks kasutatakse disainlahendusi. Väljendusrikka tekstuuriga paneele, vildist ja kombineeritud variante, mis parandavad akustikat ja tõstavad visuaalselt remonditaset. Nii võib tüüpilise Hruštšovi-aegse või paneelmaja vannituba Lasnamäel välja näha nagu tuba heas Euroopa hotellis ning see on oluline pluss, kui korter on mõeldud üürimiseks või edasimüügiks. Paigaldus tehakse kahe põhimõtte järgi. Karkassile ventilatsioonivahega, kus saab peita torusid, kaableid ja ebaühtlasi seinu, või otse siledale aluspinnale liimiga. See on tüüpiline lahendus kergetele PVC ja akrüülpaneelidele. Igal juhul tuleb seinad enne töö algust puhastada, töödelda seenevastase vahendiga ning jätta paisumisvahed, et viimistlus taluks rahulikult vannitoa niiskus ja temperatuuri kõikumisi. Kanali korterite remont Tallinnas jaoks on järeldus lihtne. Kui teete remonti üüriks, müügiks või iseendale järgmiseks 10–15 aastaks, tasub vaadata seinapaneelide poole, alates soodsast PVC-st kuni HBL-i ja disainlahendust.